tere tulemast Peti Alverile pühendatud 27. luulepäevadele Tähetund! Aba Jalavainu tervitab! Austatud žürii, siin saalis akadeemia, lugupeetud juhendajad, armsad Peti Alverile pühendatud luulepäevade Tähetund osavõtjad. Kõigepealt ma vabandan, et ma ei ole ise füüsiliselt kohal, aga selles on süüdi mu tervis. Arstid ei luba mul nimelt üle 15 minuti istuda, 10 minuti seista, käia nii palju kui jaksan, suurt ei jaksa, istuda juba ütlesin 15 minutit, ja siis lamada. Ja sellise tehnikaga muidugi Kärdlast Jõgevale ei sõida. Tahan teile meelde tuletada, et olge sõnadega, eriti kirja pandud sõnadega väga ettevaatlikud. Kui ma olin väga noor, ma kirjutasin ammuvalus luuletuse. Vast see Koiduga voodist tõuseb iga päevaga laibam laip. Ja nüüd on käes. Ja see on ka üks põhjus, miks ma ei suhtle teiega Skype'i teel, vaid meie Arno Kuusega siin Kärdlas filmime seda hommiku poole. Ja ma olen hommikul tugevam. Muidu oleks õhtul teinud ka lõpetamise ajal teiega telesilla. Tervitan teid kõiki siirast südamest ja olen liigutatud, et just minu looming on valitud tänavust Tähetundi täitma. Igaühega seda ei juhtu. Mul paluti rääkida endast. Pisut juba rääkisin. Loodan, et see stendi täis raamatuid ja heliplaate räägib iseenda eest. Saatsin postiga peakorraldaja Leanne Saage kätte ühe ilukeites raamatu, mille pealkiri on koondatud ja milles on ka pühendus ja mille saab parim juhendaja. Näitan seda sellepärast, et üleandmise ajal seda kõike ei näe ja mind on alati igasuguste lautasustamistel jäänud vaevama mõte, et mis ta sai. Praegu on meil see võimalus kõigil näha, mida keegi saab. 5 väikest kingitust esinejatele saatsin ka. Need on mu enda maalitud kuldkalakese postkaardid. Maalida ma ei oska, aga silm on ehtne, silm on natuurist, silm on jääräime silm. Aga enne kui te hakkate esinema, tahaksin ma parandada ühe kas siis toimetaja või ümbertrükkija vea. Üle 10 aasta tagasi ilmunud kogust Minekulaulud. Luuletus sündis ühel sügisel, kui olin juba üsna küpses eas, ikka üle 50. Ja ühel sügispäeval mitmel sügispäeval märkasin, et ei ole vareseid. Kogu aeg toimetasid õues varesed, järsku ei ole vareseid. Ja ma läksin sellest täitsa pabinasse, mõtlesin, kas nüüd tuleb looduskatastroof või sõda või suured tormid või. Ja kohe nii pabinasse, et helistasin ornitoloogile, kes meil jumal on Tiit Leito. Leito hakkas hirmsasti naerma ja ütles, et kas sa siis sedagi ei tea,
et Vares on rändlind. Ja ma tõesti ei teadnud. Võib-olla teist ka mõni ei tea. Meie omad talvituvad Lõuna-Lätis ja meile tulevad talveks Norrast. Ja siis ka vastupidi. Aga raamatusse on juhtunud eksitav viga. Ja kui nüüd keegi teist seda äkki ei märganud, siis ma parandaksin selle vea ära. Sest raamatusse on trükitud, et linnud lendavad lõunast lõunasse. Varesevabad on päevad aias ja akende all. Taamal, kus kasvavad lepad, vaikinud vareste trall. Ühed on lõunasse läinud, teised on põhja poolt teel. Vareste vahetus vaikus mõnda aega kestab veel. Siis jõuab Lõuna-Lätist Norrasse telegramm. Meie oleme kohal, seadke nüüd Eestisse samm. Seal ühes väikeses aias, kõrgete pärnade all, rohtunud aias üks naine ootab teid õunapuu all. Temal jääb alati talveks peenrale suvine saak ja tema mõtleb meist hästi. Tervisi teile, krak-krak. Igavad päikseta päevad, linnuparv lõunasse teel. Varesed juba on läinud, vareseid pole veel. Ma soovin kõigile tähetundlastele, et salmid oleksid selged ja häälekesed ei väriseks. Korraldajatele jõudu ja akadeemiale lahket meelt. Laps enam ei lubata väiksta. Või kas sa lehti ei loe? Mis asja sa sakutad tukad? Psühhiaadra oma saab sedasi laps. Aga kui olen suurena hukas, siis anna endale laks. Seda pleekinud šametipükstes päkapikku, kes hoiab mind käest ja ennustab naljakalt minevikku.
koguda tegelikult vaid inimesi ja sulle kingitud hetki. Head tähetünnilised, sõbrad, aitäh, et olete taas kord meie külalised. Mõnikord pead sa väga vaikselt rääkima, et tunda ära, kes sind tegelikult kuulab. Seepärast tundub meile õige alustada päeva just nõndaviisi. Head tähetünnilised, aeg on anda kõik koos vanne. Palun korrake minu järgi. Räägi tasa minuga. Räägi tasa minuga. Siis mu kuulmine on ergem. Siis mu kuulmine on ergem. Räägi tasa minuga. Räägi tasa minuga. Tasa taibata on kergem. Tasa taibata on kergem. Inimrõõmu hingehärmi. Inimrõõmu hingehärmi. Tunnen taban läbi tuule. Tunnen taban läbi tuule. Ainult surnud sõnalärmi. Ainult surnud sõnalärmi. Kuuldeski mu kõrv ei kuule. Kuuldeski mu kõrv ei kuule. Meil on au hõigata välja lugupeetud akadeemia. Palume siia Gerda Kordemets. Margot Visna. Erki Reismann. Kristiina Hoove. Leelo Tunga. Jaak Allik. Vilja Poponov. Urmas Lennuk. Margus Nikomägi. Alo Kruuber. Ja Märt Reier. Sõna on Jõgeva vallavolikogu aseesimehel Mai Treialil. Austatud poetess Ave Alavainu, lugupeetud akadeemikud ja lugupeetud tänasest ja homsest luulepäevadest osavõtjad, nii juhendajad kui ka esinejad. Sügav kummardus Ave Alavainule, kes on kindlasti mõtetes praegu siin, sest ta on olnud üks nendest esinejatest, juhendajatest kunagi siin saalis. Ta on olnud akadeemikud teie juures kunagi siin saalis ja täna on ta videosilla kaudu siin. Ta on saatnud meile kingitusi ja tänukummardus ka selle eest. Suur aitäh ja palju tervisi talle. Aga siin saalis olijatel on palju mõeldud, palju tehtud ja palju öelda, kuidas lahti mõtestada Ave poeese, luuletusi ja mida kõike veel. Tema ajalugu. Olgem siis selles toredad, erksad, ettevõtlikud, vaimukad ja soovin žüriile ka palju häid ettepanekuid. Aga tänase ja homse päeva põhivaevanägijale Lianne Saage Vahudile siit üks väike lillekind ja midagi veel juurde lisatud. Aitäh ja palju. Jõgeva vallavalitsuse poolt ka akadeemiale natukene energiat
ja väikesed kirjatarbed, et saaksite häid punkte ikka kõikidele osalejatele panna. Sõna saab Eesti Harrastusteatrite Liidu nimel Tiina Tegelmann. Tere hea salmilugeja, tere hea õpetaja, tere hea akadeemia, tere hea inimene. Eesti Harrastusteatrite Liidul on jätkuvalt ühel ajal, see on sügisel, suur tänutunne südames ja see tänutunne kuulub teile. Head inimesed, kes te olete täna tulnud imelist lugu jutustama siia Jõgevale. Aitäh korraldaja, kooliteater Liblikapüüdja ja MTÜ Tähetund. Sügav kummardus teile. Täna on imeline võimalus anda üle üks oluline medal, me nimetame seda täna nii, ehk siis Eesti Harrastusteatrite Liidul täitub sellel aastal 30 aastat ja me oleme andnud hulga teenetemärke sellel aastal välja. Ja täna on suur au ja hea meel üle anda teenetemärk kultuuriajakirjanikule. Ajakirjanikule, kes ei ole kunagi märkamata jätnud seda lugu, mida tehakse laval. Jõgevamaa kultuuriajakirjanik Riina Mägi. See on kirjutamiseks ja uue. Ave Alavainu on kord enda kohta öelnud, et ta on äärmiselt vähenõudlik inimene. Ta lepib ja on nõus vaid parimaga. Aga ma usun, et selle mõttega on tore alustada. Ja pakume siis need mõlemad 2 päeva nii iseendale kui ka teistele vaid head, parimat. Ning esimene etendus hakkab peale täpselt 10 minuti pärast. Kohtume taas.